Ilusat esmaspäeva kõigile, käes on uus nädal ja kuna hetkel on Austraalias public holidays, siis täna tööd ei ole ja ma tegin endale kiire meigi, sättisin ennast valmis ja nüüd tahaks minna võtta matšat ja tripida natukene ringi. Kuna täna on vaba päev, siis ilmselt ma töötan laupäeval. Seega mu nädal on natukene teistmoodi ja siis veel tööle kandideerida. Hetkel ei ole mitte kuskilt töökohast vastatud. Läheb päris kiireks. Ma ei kujuta ette, kuidas Berti saamine nagu võiks õnnestuda, aga varuvariant on see, et kui Berti tööle ei saa, et siis ma jään nii kauaks Karatasse, kuni ma tulen Eestisse. Selle koha nimi on Back Beach ja ütleme nii, et rannast on asi kaugel. Ma panin selga bikiinid, võtsin kaasa rätiku, just in case, äkki saab ujuma minna, aga pigem ei lähe ujuma täna. Siin vist püütakse kala. Reaalselt ma just eile pesin autot ja ma oleks seda kindlalt tähele pannud. Keegi on meie autole sisse sõitnud. Karata on väga tuntud oma merekarbirandade poolest. Siin on kõik neid karpe niimoodi täis, et liiva on nagu väga vähe ja siis sa käidki nende merekarpide peal. Aga mul on juba nii palju neid koju kogutud, sest et ma olen vahepeal käinud nagu neid ilusaid karbikesi otsimas rannas. Ja siis hakkad vaatama, siis sa leiad neid nii palju, et tahaks nagu kõik koju kaasa võtta. Ja kuna aussikad on väga suur grillirahvas, siis enamasti igas avalikus kohas, kus rannas või pargis on sellised grillimiskohad. Trennis käidud, tegin täna 5 harjutust. Ütleme nii, et mul ei ole nagu eriti hea tuju selle autoteema pärast. Põhimõtteliselt long story, väga short, kuidas ma selle rendiauto üldse sain, oli see, et üks naine bookis oma tütrele jumestusaja ja siis esimene kord, kui ma läksin talle jumestust tegema, siis mingi paar minutit enne kliendi juurde jõudmist mu auto lihtsalt rehv läks katki ja ma jäin selle tühja rehviga sinna tee äärde ja siis see olukord lahenes ära, siis ma jõudsin kliendi juurde ja klient nagu mainis, et tütrel on ostetud siis üks auto, aga kuna tütar on 17 ja hetkel ei saa veel ise autoga sõita, et siis ta põhimõtteliselt rendib seda tütreautot välja. Et kui mul kunagi peaks vaja olema. Siis ma olin mingi, no, tore teada, aga et mul ei lähe seda ilmselt vaja, sest et mul on auto on ju olemas. Ja et me siin Karatas nagu nii väga kaua enam ei ole. Ja siis läheb reaalselt mingi nädal aega mööda ja meie auto läheb katki. Nagu mootor täiesti pekkis omadega, sõita enam ei saa. Ja siis oligi see, et ma siis kirjutasin talle, et mul oleks ikkagi seda rendiautot vaja, kui see veel alles on. Ja siis leppisimegi kokku, panime hinna paika, $200 nädal. Ja siis ma veel ütlesin ka, et ma hoian nagu tõesti väga hästi seda autot, et kuna see läheb tütrele siis 18 aasta sünnipäevaks ja see on ta tütre esimene auto, siis nagu ilmselgelt see on mega suur asi sellele tüdrukule on ju. Ja ta veel ise valis selle välja, roosa auto sädeleva rooliga. Ja nüüd keegi fucking sõitis lihtsalt otsa sellele autole. Ma tean, et see ei ole mingi suur mõlk, et need on nagu tegelikult väiksed kriimustused ja ilmselt nagu see parandustöö ei ole midagi hullu. Aga ikkagi asi on nagu põhimõttes ja nüüd ma kohe varsti kirjutangi sellele autoomanikule, et siuke teema. Aga no mega halb tunne ikkagi. Ja samas ma pean endale meelde tuletama, et see oli asi, mis ei olenenud minust. Ma ei saanud valida, et keegi otsustas mingi hit and run'i teha, on ju. Juhul ja
Nüüd ma lähen uuesti poodi, ostan hakkliha, kurki ja siis ma teen õhtuks kartulit hakklihakastmega ja kurgitomaatisalati. Vot. Tere hommikust! Käes on 2. juuni. Kell on kohe saamas 7. Meil hakkab kohe töö. Ma tegelikult ei kujuta üldse ette, mis contenti mul siin see nädal tuleb, sest et ma ilmselt töötan nüüd tänasest kuni laupäevani. Seega saab olema lihtsalt väga palju tööd, ma arvan. Aga vaatame. Ma veel õpin seda blogeri elu ja olu. Aga appikene selle esimese vlogiga ma hakkasin seda monteerima ja ma mõtlesin, et ma ei saagi seda ülesse, sest et lihtsalt küll oli heli täiesti paigast ära alguses, kui ma selle alla laadisin. Siis laadisin uuesti alla, esiteks see võtab juba räigelt kaua aega. Siis oli kvaliteet paigast ära ja siis ma niimoodi ja ma ei saanud seda arvutis, sest ma tegin kõik reaalselt telefonis. Aga jah, selle peale ma väga ei mõelnud. Mul oli nii, et mõte, teeme. Aga kuidas? Vaatame käigu pealt. Aga ei, ma loodan, et see on nagu normaalne. Ma proovin vaadata mingid tips and tricks, kuidas neid videosid paremini editida ja värki. Ja, alustame siis töönädalat. Ma proovin teid kaasa võtta. Näidata siis teile ka, mis me teeme. Nii et tere! Väike auto update. See autoomanik ütles mulle, et helistame täna ja et ma ei peaks muretsema, et see ei olnud minu süü. Seega tundub, et nagu ei ole midagi hullu. Aga kuna meie auto läks katki ja see on meil endiselt nagu meie käes, siis praegu kohe tuleb keegi autot vaatama. Ma nii loodan, et keegi ostab auto ära. Me ostsime selle vana panni ostsime $1600 ja me panime selle praegu müüki $1000. Kui me selle auto ostsime, siis me lootsimegi, et sellega saaks 10 kuud ära sõita või nii kaua, kui me Aussis oleme ja et siis nagu võib see minna lammutusse või mis iganes. Aga meil oli hästi kiirelt autot vaja ja me ei näinud pointi mingit kallist autot hakata ostma, kui me nagunii seda mingi alla aasta kasutame, ja me nii lootsime, et see peab vastu. Ja nüüd põhimõtteliselt mingi 2 kuud enne minekut see andis otsad ja nüüd meil ongi see rendiauto praegu. Aga ja ma nii loodan, et keegi ostab selle ära kas või nagu $1000, sest siis me ei pea tegelema mingi pukseerimisega ja mingi romulasse viimisega. Ma isegi tegelikult ei tea, mis nende autodega peab siis tegema. Aga jah, siuke värk. Tere hommikust! Käes on kolmapäev, kell on mingi 6:45 ja ma ruttu enne, kui ma hakkan tööle sõitma, ma proovin natukene rendiautost mingeid asju välja tõsta ja natukene seda korrastada, et me täna viime selle ilmselt tagasi ja saame teise rendiauto asemele.
käes on neljapäev ja aeg on minna tööle. Again. Tööle ma pakin kaasa siis sellise väikse termoskotiga niimoodi, et ma panen siia jääkülma vee sisse. Siis ma panen ühe koka täna ja siis ma jätsin eilsest alles endale pastat ja kana. Siis jäi alles natukene kurgitomatist salatit. Need vist ei mahugi siia. Ma võtan ühe banaanileiva ja siis ma panen kahvlinoa. Ma ei suuda ilma noata süüa, nii et ma pean ikka mõlemad võtma. Ja vetikene. Ma olen nii overwhelmed see nädal. Mul on halb tuju, mul pea valutab. Ma ei jaksa lihtsalt rohkem tööd teha. Lihtsalt nii tühi töö. Okei, ma proovisin leida ka positiivseid asju selle töö juures. Üks on näiteks see, et mul on väga väike ekraaniaeg, mis on super hea. Teine asi on see, et ma saan olla päev otsa füüsiliselt aktiivne. Ma saan kükitada, ma saan seista, ma saan redeli peal turnida ja nii edasi. Ja siis kolmas asi on see, et ma saan kuulata podcast'e ja head muusikat. Ma ei tea, mul on väga mixed feelings. Ja tahaks juba midagi nagu asjalikku teha. Peale selle, et ma siin koha peal asjatan ja mõtlen, mis ma oma tööde ja kõigega teen, siis ma tegelikult olen juba nagu oma mõtetega väga palju ka Eestis. Ma olen nagu selline kahe maailma vahel praegu reaalselt. Et mu aju peab praegu kogu aeg mõtlema, nii siin, kuidas ma saan oma aega ära kasutada ja kuidas ma saan võimalikult kiiresti siis Eestis nagu hakata oma asju uuesti ajama. Trennis käidud, pesus käidud ja nüüd ma hakkan õhtusööki sööma ja homme on selle nädala viimane tööpäev ja siis saame üks päev puhata ja siis lähme jälle tööle. Tere hommikust! Täna on pühapäev ja me lähme kohe väiksele roadtripile ujuma ja siis tahaks õhtul veel minna trenni. Siis must have asi on see, et kui minna kuhugi roadtripima, siis tuleb alla tõmmata offline maps, sest et netti ei pruugi olla. Aga täna me lähme Püüton Pooli, mis on 1,5 tunni kaugusel. Siuke mega ilus. Kuidas sa ütled selle kohta? Mis asi see on? No nagu leik või nagu järveke või? Panime paagi täis ja let's go! You can show me, yeah. Delta, all the wetlands, and so it's Which one do you recommend? The homestead or the... Oh, you could do both easily. Okay. And this one. This is a big cliff lookout. Ooh. Okay. But these are really short roads, so you can just duck in there, and then go walk around in there. Tuleb välja, et Püüton Pooli ei saa, sellepärast, et see nädalavahetus on siin mingi kontrollitud tulekahju mingi teema.
ja see mees, kes siin siis töötab, tema soovitas meile hoopis mingit teist ujumiskohta, mis on siit poole tunni kaugusel. Nii et lähme vaatame hoopis sinna. Mingi 2 tundi hiljem oleme lõpuks siis ujumiskohta jõudnud või no kohe jõuame ja ma väga loodan, et see siis tõesti on parem kui Python Pool, nagu see töötaja, keda me nägime, väitis. No ma ei tea, näeb välja nagu Emajõgi. Okei, huvitav. Just go quick. Yeah. Gotta go quick. Yeah. Keegi mees just tuli siit veest välja ujumast ja siis ta ütles, et siin on hästi palju catfish'e, mis on siis nagu sägad ja et need on päris suured, neid on siin väga palju ja et neil ei ole hambaid, aga nad võivad sind varbast tulla imema. Ei taha rohkem vist. Ja ongi aeg vaikselt selle vlogi otsad kokku tõmmata. Mul on mega hea meel, kui sa oled oma tee kuidagi siia kanalini leidnud. Ja aitäh kõigile, kes peale seda esimest videot mulle kirjutasid ja tagasisidet jagasid, et see tegi südame väga soojaks. Ja mina lähen nüüd teen oma selle nädala 3. trenni ära ja näeme loodetavasti juba uuel nädalal. Tšauki!